kõik on olnud katsetamine, kõik on olnud improviseering, sest selle käigus ju tekibki muusika. Suhtlemine lavastajaga, mida tema soovib, mida tema kujutab ette, kuidas lavastus hakkab olema, mis suunas liigume, milline muusika sinna võiks või heli sinna võiks sobida. On erinevaid olukordi olnud. Andresega oli selles suhtes hea, et ta on suur muusikafanaatik ja melomaan. Pluss ma võtsin aja ikka mitu nädalat, mil ma olin ainult Viljandis kohapeal seal teatris, lukustasin ennast sisuliselt sealsesse helistuudiosse ja suurema osa päevast ikkagi tegelesin ainult mõeldes sellele etendusele siis heli loomisega. Tegelikult live elektroonika tuli ka minu muusikasse juba päris ammu. Enam-vähem ikkagi umbes sellest ajast, kui ma üldse alustasin tõsisemalt pillimängu, tuli ka juba live elektroonika, nii et see on nagu enam-vähem ikkagi samal ajal tekkinud ja arenenud. Ma isegi kuidagi liigun niimoodi, kuidas parasjagu tunne on, et ühel momendil on tunne, et ma tahan tegeleda ainult kitarrimänguga, siis järgmine nädal on tunne, et okei, ma just avastasin mingi väga põneva asja, ma tahan nüüd järgmised 2 kuud tegeleda ainult tollega. Ja siis teised asjad jäävad tahaplaanile, et kuidagi see on selline väga hetke ajal käib mul natukene ka kaootiline, aga ma ei tea, mulle see kaootilisus meeldib, sobib. Siin tuleb esitamisele minu viimase paari aasta looming. Asjad, helid, millega ma praegusel ajal tegelen. Kindlasti see on tulevikku vaatav, mitte minevikku vaatav pigem. Tahan tunda ennast vabalt hästi ja lõbutseda ja ma loodan, et ka kuulajatel on huvitav siin. Miks ei peaks olema, kui mul endal on huvitav, ma arvan.